Mustamäele kerkib taas üks elamu, see ei ole väga tavaline elamu. Siin lähedal on ju Kadaka kuulsad tornid, mis uus elamud ehitatakse, aga siia saavad kodu siis kerge psüühilise häirega inimesed. Need inimesed, kes täna on mööda Eestimaad laiali, aga on kelle sünnikodu või kodu on olnud Mustamäe või Tallinn. Ja meil on hästi hea meel, et inimesed saavad koju tagasi. Ja siin ongi siis riigiga koostöös Tallinna linn ja riigi ettevõtte erihoolekandeteenused koostöös olema käed löönud hoonestusõiguse alusel. Kerkib siia, nagu näha juba, ongi kerkimas uus elumaja ja siia saab kodu 24 inimest. Siia rahulikku piirkonda, kus on Mustamäe männid ja kõrval on siis tuntud keskus Juks, nii et mul on väga hea meel, et selle programmi raames, mida rahastatakse ka Euroopa rahadega, 85% on Euroopa rahastus ja 15% on siis oma rahastust, saame meie Mustamäele ühe toreda ja väga vajaliku elukoha juurde. Nii et tere tulemast kõigile! Mustamäe areneb ja uueneb ja see on jällegi üks hea näide, kuidas jälle kerkib see aasta uus hoone, mis on seekord mõeldud meie nõrgemale poole eakatele, kes on siis erivajadustega inimesed. Siin kindlasti nad saavad endale hea kodu, kes nende ees ka hoolitsevad ja loomulikult see on vajalik ehitis nii Mustamäele kui ka Tallinnale. Selle üle on lihtsalt kindlasti Mustamäe linnaosa vanemale on mul hea meel. Aga kui rääkides veel siis objektidest, siis meil alles praegu see aasta sai valmis ju meie polikliinik ehk siis tervisekeskus. Kohe sügisel saab valmis hästi suur spordikompleks ja neid objekte tegelikult, mis valmivad selle aasta, järgmise aasta jooksul ja ülejärgmise jooksul on Mustamäel päris palju. Ehk siis saab kindlasti öelda, et Mustamäe Magala rajoonist on saanud juba selline hea elukeskkonnaga rajoon, kus siis kõik asjad on käe-jala juures inimestel.